Oleme saates tänapäeva ebajumalad. Ka tänapäeval on ebajumalad. Võib tunduda natuke kummaline, et me kasutame sellist terminit. Minuga siin stuudios on vestlemas Allan Kroll. Me oleme pannud selle saatesarja nimeks tänapäeva ebajumalad. Minule meenub vahel selline nagu mõte, et nad on mingid ebamäärased kujud või inimesed tulevad ja kummardavad, aga see ei ole päris see, millest meie räägime. Me räägime, et olemas üks reaalsus, mida me silmaga ei näe. Jah, juttu tuleb vaimsetest praktikatest, õpetustest, mida tegelikult kõiki võib liigitada piibli järgi ebajumalateks või ebajumala teenistuseks. Et neid on terve suur müriaad, kõiki me ilmselt detailselt ei suuda siin läbi võtta, aga need on tohutult levinud ja meie Eesti rahva seas teadaolevalt näiteks 36% meie rahvastikust usub sensitiividesse. Ja ma usun, et see kvalifitseerub täiesti ühemõtteliselt samuti ebajumala teenistuseks looja jumala ees. Tõesti on nii, et see kõik on tegelikult reaalne, aga oht on sellest, et on palju inimesi, kes ei teadvusta, ei saa aru, et päriselt reaalselt on olemas üks selline reaalsus, mis igapäevaselt ikkagi mõjutab meid. Me läksime tavainimeste juurde, küsisime mõned küsimused ja saime mõned põnevad vastused. Vaatame seda klippi. Milline on teie suhtumine vaimumaailma ehk nähtamatusse maailma? Ma usun vaimudesse ja ka seda, et inimesed on nähtamatud olemas. Kuigi ma ei ole ise nendega kokku puutunud. Minu suhtumine on selline, et see on väga reaalne maailm. Mina usun, et me oleme kõik tegelikult vaimsed olendid. Meil on hing ja me elame ihus. Ja nähtamatu maailm tegelikult toimib meie ümber kogu aeg. Täitsa usun sellesse, sest mul on ka endal olnud isiklikke kogemusi vaimumaailmaga, ütleme nii siis. Et oma silm on ikka kuningas, nagu öeldakse, et täitsa uskon olemas sellesse. No vaimumaailmas ma enam-vähem nagu paari asju usun, aga neid kõige hullemaid neid, et sa pead mingisse asju tegema ja millegisse kogu aeg uskuma, et sellesse väga ei usu, aga mingi usk on ikka olemas, et väga selle vastu pole. Et mina usun ja teispoolsusesse ja ei pea seda välja mõeldiseks, kuigi see on ametlik teadus, ei tunnista seda. Niimoodi arvasid inimesed selle meie teema kohta, mis meid ümbritseb ja mis meid ka mõjutab. Saad sa meile rääkida sellest nähtamatust maailmast? Ma alustaksin sellisest näitest, et me istume siin stuudios, meie 5 füüsilist meelt, nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, kompimine, registreerib ainult seda, mida me füüsiliselt tajuda suudame. Ja nende füüsiliste meeltega me saame kõik oma info sellest füüsilisest maailmast, aga mitte midagi enamat. Aga samas me teame kõik väga hästi, et see ruum on täis ka igasugust muud infot. Siin on näiteks raadiolained, mobiiliside ja nii edasi ja nii edasi. Piisab ainult vastuvõtjast, et saada see signaal kätte. Aga meie oma füüsiliste meeltega seda mingil moel ei näe, ei taju. Ja oletame, et meil oleks selline võimalus kasutada ajamasinat ja tuua siia inimene mingisugusest 2000 aasta tagusest perioodist, panna ta siia stuudiosse ja hakata talle seletama, et siin on õhkinformatsiooni täis ja siin on raadiolained ja mobiililained, siis rääkimata sellest, et see terminoloogia ilmselt on talle täiesti arusaamatu. Ta kindlasti ei suuda mõista seda, sellepärast, et tal puudub igasugune kogemus sellega. Ja ilmselt ta võib vaadata meid ja mõelda, et need inimesed on peast segi. Räägivad mingitest asjadest, mida näha ei ole, ma ei saa seda katsuda, ma ei saa nuusutada, ma ei saa maitsta. Mitte mingi füüsiline meel ei kinnita mulle, et selline reaalsus olemas on. Aga me teame, et see on tegelikult tema piiratud võime tajuda seda, mitte see, et seda reaalsust ei ole olemas. Maailma rahvastikust teadaolevalt ainult 14% on neid, kes peavad ennast ateistideks, kes siis usuvad, enda arvates vähemalt järjekindlalt usuvad, et on olemas ainult füüsiline materiaalne maailm, mingit vaimset maailma ei ole olemas, ei ole jumalat, ei ole saatanat, ei ole ingleid, ei ole teemoneid, ei taevast põrgut, mitte midagi sellist. Neid on ainult 14%. See tähendab, et absoluutne enamus maailma rahvastikust siiski usub, et mingisugune vaimne dimensioon on olemas,
aga meie probleem, mida me tänases saates ja ilmselt ka järgmistes hakkame rääkima, on see, et paljud inimesed ei tea, et selles vaimses dimensioonis on ka erinevad poolused. Võib öelda, et on hea ja halb, on jumal ja on siis see intelligentse kurjuse pool. Ja paljud inimesed ühelt poolt janunevad mingisuguse üleloomuliku kontakti järele. No, nagu on öeldud, et inimene on religioosne olend. Inimene on oma loomu poolest religioosne olend, ehk tal on tõmme mingisuguse vaimse dimensiooni poole. Aga kui ta ei orienteeru selles maailmas, siis on väga-väga suur oht, et ta avab ukse sellesse vaimsesse maailma ja tal tekib kontakt selle vaimse poolega, mis tegelikult on hoopis saatanlik, teemonlik, kurjuse pool. Ja ütleme, et kui inimesel endal arvutinäidet kasutades viirusetõrjet ei ole, tulemüüri ei ole, ta ei orienteeru selles maailmas absoluutselt, siis ta võib saada endale sisse sellised viirused, mis hakkavad mitte ainult mõjutama kergelt, vaid lausa kontrollima tema elu. Nii et sellepärast ma usun, et inimesi on tarvis sellest hoiatada, et on olemas vaimne maailm, see mõjutab füüsilist maailma, kas me seda teame või ei tea. See on meie probleem, ega meie oma inimese ajuga nii ehk naa ei suuda väga palju asju mõista. Teadaolevalt inimese aju kaalub keskmiselt 1380 grammi ja kui me kasutame sellest nii 5–7% sellest kapatsiteedist või sellest võimest, mis tegelikult on, siis arvata, et me sellise väikese jäätise suuruse ajumahuga suudame mõista kõike olemasolevat, on ilmselge liialdus. Täpselt nii. Ma usun ka, et inimene ei ole lihtsalt teadlik kõigest, mis teda mõjutab. Ja Jumal tahab, et me ei oleks rumalad. Jumal tahab, et me käituksime targalt, et me oleks informeeritud ja me teaksime ka ohtudest. Sa mainisid korra uksed. Sest Jumal on ju loonud meile vaba tahte, eks ole. Me ise nii-öelda valime, aga meil on erinevad mõjud ja me võime ka neid erinevaid uksi võib-olla endale teadmata ka mingil määral lahti teha. Saad sa rääkida seda, mida sa nagu mõtlesid selle all, et kuidas see vaimne maailm, mis on siis tõesti reaalne, kuidas see võib meid mõjutada ja kuidas me äkki teeme ise uksed lahti? Jah, uks on siis kas sissepääs millegi juurde või millegi muu või kellegi muu sissepääs meie ellu. Jeesus kasutab sellist sümbolit, kui ta räägib kogudusele ilmutuse raamatus, ütleb, et mina seisan ukse taga ja koputan. Ehk siis, et see kogudus ja kindlasti see kehtib ka üksikisikute kohta, võib sulgeda ukse Jeesusele. Võib öelda, et siis vaimse maailma uks kinni Jumala ees. Täpselt samamoodi võib inimene avada selle ukse Jumalale ja täpselt samamoodi ta võib sulgeda selle teemonlikule vaimsele maailmale või avada selle. Ma alustan ühest sellisest loost. Töötan mina Tallinna vanglas ja kaplanina. Ja see oli võib-olla kuskil 6 aastat tagasi, ma arvan, kui mulle vestlusele tuli üks noor naine, kes ei olnud mingis mõttes eriliselt religioosne inimene, oli narkosõltlane, oli palju kordi vanglas istunud ja ühesõnaga selline nii-öelda pätiplika, mitte mingisugune suur kirikutüdruk või usuinimene. Ja ta oli täielikus paanikas. Ta ütleb, kaplan, mida me teeme, meil kambris kummitab. No ma saaks aru, kui tegemist oleks psüühiliselt ebastabiilse inimesega, kes kujutab endale ette asju, mida tegelikult olemas ei ole. Ka sellised asjad on olemas, on diagnoosid, on inimesed, kellel on võib-olla lihtsalt mingisugune ajuhäire või ajukeemia, mingisugune häire, selle inimese puhul seda kindlasti ei olnud. Tegemist on kambritäie, seal 6 tüdrukut kambritäie tüdrukutega, kes ei ole eriliselt religioosselt meelestatud ja kes kindlasti ei karda lihtsalt mingisuguseid tühiseid kokkusattumusi. Ja juhtus seal kambris nii, et mina tahtsin siis teada, et mis sellele alguse pani või miks see üldse tekkis. Ta ütles, et algas kõik sellest, et nemad otsustasid, et kutsuks välja vaimu. Ja kes oleks põnevam kui sarimõrva Chikatilo. See oli siis, kes ei tea, nõukogude ajal üks kõige kurikuulsamaid sarimõrvareid, kes teadaolevalt tappis, ma täpselt nüüd ei mäleta, kas 53 või 54 inimest, ja et kutsuks välja Chikatilo vaimu. No selge on see, nagu me hiljem ka hakkame rääkima, et mingi Chikatilo vaim siin kindlasti Eesti maa peale ka kuskil mujal ringi ei liigu, aga on kindlasti piisavat vaimuolendeid, kes võivad kasutada vastavalt vajadusele ükskõik millist maski. Nii nagu Paulus ütleb, et saatan võib ennast moodada kas või valgusingliks. See on tehnika küsimus, millise maski ta ette paneb, kui inimesed selle vaimumaailma ukse avavad. Ja nemad siis tegid mingisuguseid protseduure, rituaale seal, et kutsuda välja seda vaimu. Ja alguses oli nende jaoks see selline naljanumber.
ma saan aru, et paljud inimesed, kes seda juttu kuulevad, ütlevad, noh, ega ma siis tõsiselt ei mõtle, et noh, loen oma horoskoopi hommikul kohvi kõrvale, muigan, naeran võib-olla selle peale. Siin ei ole tegelikult mingisugust suurt vahet. Nemad alustasid ka tehes pisut nalja. Hihihi, kutsuks välja mingisuguse vaimu ja siis, kui asjad hakkasid reaalselt sündima seal kambris, siis nad olid täiesti šokis, ütlevad, et asjad liiguvad, kõik on oma voodite peal ja äkki on täiesti selge, et tajutav, et keegi liigub kambris ringi. Ja ühesõnaga hakkasid juhtuma, terve rida asju hakkas juhtuma, mida ei saanud mitte mingite füüsiliste nähtustega seletada. Mida sa siis teed sellises olukorras? Noh, minu esimene soovitus oli see, et te peate oma rumalusest meelt parandama. Et piltlikult öeldes tegite vaimse maailma ukse lahti, pöial suus, vaatate seal ringi, teil ei ole ei kaarti, mille järgi orienteeruda, teil ei ole ei kompassi, GPS-i, mille järgi orienteeruda ja loomulikult vastas seal teisel pool oli teil mingisugune vaimolend. Ma usun, et on teatud kohad, kus on nende vaimolendite kontsentratsioon suurem, piibel isegi õpetab selgelt seda, et on kohti, kus kurjad vaimud kogunevad ja sellises kohas, kui keegi selle ukse avab, siis ilmselt tuleb sealt üsna kiiresti, üsna palju halba sisse. Et see on esimene asi, et te peate arvestama, et te tegite väga-väga rumala sammu, tegite selle ukse lahti ja loomulikult nemad ise ei osanud enam seda sealt välja saada. See ongi üks põhiline probleem tegelikult meil siin, et inimesed suudavad oma ellu kutsuda need olendid ja need mõjud, mis nendega kaasnevad. Aga kui neil ei ole vaimset meelevalda, siis nad ei suuda neil käskida lahkuda. Seepärast, et ainus meelevald, mis nende olendite üle mõjub, on Jeesuse nimi. Aga need inimesed, kuna nad ei olnud päriselt pöördunud usklikud, siis loomulikult ei olnud neil mingit õigust seda kasutada. Nii et see on lihtsalt üks näide sellest, kuidas inimesed oma vaba tahet, mis iganes mõjutustega see vaba tahe nüüd ka ei oleks seotud, aga siiski oma vaba tahet kasutades nad on avanud ukse nalja pärast, uudishimust, teinud ukse lahti ja kutsunud sisse midagi, mis on hakanud nende elus täiesti destruktiivseid asju teostama. Ja selliseid lugusid ma olen kuulnud, ma ei kujuta ette, kui palju. Et inimesed läksid sensitiivi juurde ja siis äkitselt hakkasid kodus juhtuma asjad, mida nad ei suutnud seletada, läksid mingisuguse imeravi juurde ja äkitselt tuli 7 hullemat tervisehäda juurde ja nii edasi ja nii edasi. Nii et nendel asjadel on tagajärjed ja kui Jumal need asjad nii-öelda ära keelab, siis kindlasti mitte sellepärast, et meie elu igavamaks teha, vaid vastupidi, ta saab aru, millisest allikast need asjad tulevad ja kui destruktiivse mõjuga need inimesel olla võivad. Jaa, sest Jumal ju armastab igat inimest, hoolimata sellest, kas ta nii-öelda on tema laps või mitte, aga Jumal armastab igat inimest ja sellepärast ta ju hoiatab, ei, ära palun tee seda. Sa saad kahju, et see hävitab sind, see teeb sulle haiget, et Jumal on ikkagi alati hea ja mind on väga palju aitanudki see, et me teame, et Jumal on hea ja ilma asjata ta kunagi ei ütle, ära tee. Et seal on alati tõsi taga ja seal on tõsised, aga ma mõtlesin lihtsalt seda ühiskonda, seda aega, kus me elame, et tegelikult, kui ma kristlane ei oleks, nii kus ma kuulen seda, et see on ohtlik. Ajakirjandus on täis positiivset reklaami lihtsalt, et kuule, proovi, see on väga lahe ja väga hea, et ma loen siit ühe näite, see oli ühes ajakirjas lihtsalt ühe selgeltnägija kohta ja siin on niimoodi lihtsalt selline väike jutukene temast, tegelikult päris pikk ja loeb niimoodi. Selgeltnägija, kes oma võimete ja hoolimisega on elus edasi aidanud tuhandeid inimesi. Sel suvel soovitab ta pühenduda puhkamisele ning tervise ja suhete parandamisele. Ta peab võimalikuks, siin on siis lihtsalt, mida ta näeb kellegi pulmi ja siis isegi politsei on küsinud tema käest nõu. Ja nii edasi, aga siin terve jutt on väga positiivne, räägitakse, kui palju head ta on teinud, ta ise väga vaimustunud ka, et ta saab aidata inimesi, ka ametnikud pöörduvad tema poole, samas me näeme ka telekas on need igasugused saated tulnud, eks ole, väga populaarsed ja kõik tundub nii hea ja nii õige. Et tegelikult, kui mina sirvisin natukene lehti ja niimoodi, ega ma seda hoiatuspoolset eriti ei näe, et väga-väga surutakse, võib-olla võib juba öelda, et surutakse peale, et katseta ja proovi. Mida sa selle kohta võiksid öelda? Ma ütlen selle kohta, et saatan on hea kalamees. Mina ei ole suur kalamees, aga ma olen oma elus mõnevõrra kala püüdnud, kui ma noorem olin. Ja kuidas ma kalale läksin?
ma ei olnud nii rumal, et ma oleks võtnud lihtsalt õnge, siis tamiili, tina ja korgi, visanud selle konksu vette ja jäänud ootama, et mõni kala on piisavalt rumal, et sellest konksust kinni hakata. Seda tõenäoliselt kunagi ei oleks juhtunud. Aga mida ma tegin? Ma kaevasin vihmausse, panin selle konksu otsa vihmaussi, millel oli kaheosaline funktsioon. Esiteks varjata konksu, et see ei oleks näha. Kala ei näeks seda konksu. Ja teiseks, et see uss peab olema ju söödav kala jaoks. Kala ujub sinna, vaatab, vau, keegi seal üleval hoolib minust. Näed, toidab mind. Nii maitsev selline mahlane vihmauss on tal nina ees ja ta mõtleb, et küll on armas. Keegi tahab mulle süüa anda, ma lähen kellelegi korda, keegi tahab midagi head mulle anda. Ja ta võtab ja neelab selle alla ja enne kui ta aru saab, on see konks tal kuskil lõualuudes kinni ja kalamees tõmbab ta sealt välja ja järgmisel hetkel on ta paadis ja siis panni peal. Ja ma arvan, et täpselt seesama metoodika toimib ka nende puhul, et ega saatan ei reklaami ennast enamasti nii avalikult, nagu ütleme satanismis. Nagu ütleme ette, kui oleks selline võimalus, et on olemas ainult 2 nii-öelda religiooni, on kristlus ja on satanism. Ja et inimesed maailmas peaks valima ühe või teise vahel. No, ma arvan, et see oleks kaduv väike hulk inimesi, kes valiks satanismi. No sellisel kujul, nagu me seda teame, või kui ilmuks saatan nii-öelda sabasarvede, punase trikoo ja hargiga, ütleks, et tere, mina olen saatan, tulin sind su elu ära hävitama ja sind hukatusse viima. No vaevalt keegi sellise asjaga kaasa läheks. Võib-olla mõni üksik. Aga kui ta ilmub, nii nagu Paulus ütleb, valguse inglina, valgus siis on sümbol millestki heast, millestki säravast, hiilgavast, külge tõmbavast. Ingel on siis üleloomulik olend, et inimesele ilmub üleloomulik olend, kellest särab näiliselt headust ja midagi sellist positiivset, sära, see tõmbab ligi ja tegelikult lõppkokkuvõttes see on lihtsalt maskeraad. See on lihtsalt see uss, mis on pandud sinna konksu ümber, selleks, et konksu näha ei oleks ja selleks, et inimene selle alla neelaks. Jah, väga mõistlik. Ja tegelikult mul tundub, et see kalamees on väga usin. et need konkse on igasuguseid, mitte kristlased ja kristlased samamoodi. Tegelikult peavad olema väga, väga valvel ja vaadata, et kas päriselt ka tasub seda ussi nüüd ära neelata. Ma tooks välja paar uurimust. Ühelt poolt, kui Eesti rahvast on küsitletud nende usulise kuuluvuse või nende religiooni suhtes, siis on selgunud, et meie rahvas on Euroopa Liidus kas kõige mittereligioossem või vähemalt üks mittereligioossemaid rahvaid. Seal rootslased ja tšehhid olid meie järel ja mingi vahe oli meil esikoht, ma ei tea, kas praegu ka veel on. Nii et nii-öelda organiseeritud religiooni suhtes me oleme viimaste seas. Samas igasugustesse nõidadesse, sensitiividesse, imeravitsejatesse ja kõigesse sellisesse uskumise osas meie uurimuste järgi me oleme Euroopas jälle esirinnas. Nii et väga huvitav rahvas. Et igasugust nii-öelda organiseeritud religioossust, ükskõik mis kujul siis kas kristlus või mingisugused muud usundid, seda on meil kõige vähem ja igasuguseid, nagu meie pastor ütleb, jusse, sasse ja musti kasse, neid on küll ja veel. Probleemi teine pool tegelikult on see, et see on kivi meie kui kristlaste ja kiriku kapsaaeda. Võib-olla ravimatult haiged, lootusetult sõltuvuses millestki, mingisugusest ainest või riskikäitumisest või mis tahes veel. Ja miks nad ei seosta kirikut kohaga, kust võiks saada abi? Ma arvan, et see on kivi meie kapsaaeda, et meie kirikud, meie kogudused on sageli nii vaimselt jõuetud ja võimetud aitama. Või siis me oleme terve selle teema nagu hõbekandikul andnudki üle igasugustele jussidele ja sassidele ja me põhimõtteliselt ei puudutagi neid teemasid. On selliseid kirikuid, kus ei usuta, et Jumal üleloomulikult võiks parandada inimesi, et võiks vabastada sõltuvustest. Võib-olla õpetatakse parimal juhul mingisugusel moel sellega toime tulema, aga mitte midagi enamat. Et ma arvan, et see on tegelikult kriitikanool meie enda pihta ka. Et kui koguduses ei ole seda üleloomulikku väge ja loomulikult kui koguduses ei ole Jumala tõde, selles mõttes, et me ei saa isegi aru, et need asjad on valest allikast, siis ei ole mitte midagi imestada, et inimesed jooksevad sinna, sest Eesti rahvas tegelikult, kui vaadata läbi meie ajaloo, on olnud suhteliselt selline pragmaatiline rahvas. Et võetakse omaks need uskumised, mis aitavad elada. See, mis toimib.
et meid ei huvita niivõrd mingisugune kõrge filosoofia, ütleme nagu vanad kreeklased olid selle poolest tuntud, et eestlane ikkagi selline nii-öelda talurahvana on pigem huvitatud sellest, et peaasi, et toimib. Ükskõik mis allikast. Loomulikult sellele mina mingil juhul alla kirjutada ei saa, sellepärast, et isegi kui mõni asi toimib ja see lõppkokkuvõttes toob suurema needuse inimese ellu, siis midagi head see esile ei too. Aga see on lihtsalt jälle illustratsioon sellest, kuidas meie rahvale seda propagandat tuleb tõepoolest uksest ja aknast sisse. Kõikvõimalikke horoskoope, mida me näeme, mis ilmuvad enam-vähem kõikvõimalikes ajakirjades, ajalehtedes ja uudistes ette taha ja üles alla igale poole. Nii et see näitab lihtsalt, millisel ajal me elame ja ma usun, et kogudus peab suutma mingi seisukoha võtta nende asjade suhtes, mitte lihtsalt pistma pea liival käituma, nagu neid asju poleks olemas. Täpselt nii ja ma usun ka, ja kui me ei ole nagu valvel ja me ei teadvusta neid ohtu ja me ei reageeri, mina näen ka seda, et mitte ainult, no nii-öelda võiks öelda, mitte kristlased, kes no võib-olla piiblit ei tunne, jumalat ei tunne, aga ka kristlased, kes teavad jumalat, on ju, eks hiilivad need samasugused asjad, natuke võib-olla teisel kujul, aga põhimõtteliselt ka, kui me ei ole Jumalas kinni, kui meil ei ole suhet elava Jumalaga, sama hästi võib juhtuda, et neelab ära ka selli samasuguse konksuga kristlane. Aga räägime natukene siin veel sellest, et miks see teema on nii terav, mille pärast me peaksime hoiduma ära sellistest asjatest, et saad sa tuua natukene seda Jumala vaatenurka ka sellesse? Toon välja mõned põhjused, et miks näiteks piibel nii selgelt taunib igasugusel kujul ebajumala teenistust. Paulus 1. Korintuse 10. peatükis kirjutab seda, et inimesed, kes kummardavad ebajumalaid, tegelikult eneselegi aru andmata ja teadmata kummardavad kurja vaime. Ehk siis, et see inimene võib-olla vaatab mingisugust kuju, mingit puuslikku või mis iganes mingisuguse praktikaga tegeleb ja ta ei saa aru, et selle taga on vaimne reaalsus. See ei ole lihtsalt teooria, see ei ole lihtsalt praktika, see ei ole lihtsalt kuju või ese, mingi kristallkuulikene või mingisugune pendel või mis iganes veel, et selle taga on reaalselt vaimne mõju ja teemonlik vaimne mõju. Johannes ilmutuse raamatus samuti räägib sellest, et inimesed kummardavad kurja vaime ja samamoodi ilmselt enesele aru andmata sellest. Et inimene, kes selliste praktikate ja õpetustega ennast seob, ta sõna otseses mõttes asetab ennast nende vaimsete mõjude nii-öelda mõjusfääri. See on otseselt nii-öelda viiruse koldesse minek. Inimene läheb põhimõtteliselt surmava viiruse koldesse ja loodab, et mitte midagi ei juhtu. Külge ei hakka. Et esiteks see, et see on teemonlik vaimsus. Meil on vastas aastatuhandete kogemusega isikuline, intelligentne kurjus, kes teab täpselt kõiki neid inimhinge sügavusi ja soppe, kuhu pugeda, kuidas sinna sisse saab. Nii et teda üle ei kavalda ja sellepärast ongi piibelik lähenemine see, et see peab olema täielik nulltolerants. Sellepärast Vanas testamendis näiteks 5. Moosese 18 peatükk Jumal ütleb nii, et kui te jõuate sinna tõotatud maale, siis ärge õppige tegema nende rahvaste jäleduste järgi. Ehk siis, et nad kummardavad ebajumalaid, neil on oma mingid vaimsed praktikad seal, ärge mitte milleski sellises osalege. Täielik nulltolerants. 5. Moosese 7. peatükk ütleb nii, et kui te jõuate tõotatud maale, siis kõik need ebajumala teenistusega seotud esemed, objektid, kõik need hävitage ja ta ütleb, et mingil juhul ärge viige neid oma kotta ka ja siis tuleb hoiatus, miks, et see ei tõmbaks needust sinu enda peale. Ja ta räägib seda Jumala rahvale, et kui teie, võib öelda tänapäeva kontekstis kristlased, loete horoskoope, vaatate selgeltnägijate tuleproove ja nii edasi, siis te panete ennast tegelikult teemonliku valevaimu mõjusfääri, mis hakkab külge. Viirus tuleb sisse, hakkab mõjutama inimese elu, ükskõik kas ta tunnistab või mitte, ükskõik mis ajendil ta seda ka ei oleks uurinud. Nii et selle tagajärg on see, miks Jumal meid nende eest hoiatab. Et see toob needust, see toob surma ja see avab teemonliku vaimse maailmaga meie jaoks ja selle tagajärjed võivad olla katastroofilised. Jah, ja ma usun, et kui me loeme uudiseid, me tegelikult näeme tagajärge ka. Täpselt nii. Nii palju süütud inimesed saavad surma teiste inimeste läbi ja tegelikult võib väga hästi olla, et see taga on see teemonlik mõju, millele nad on ennast üle andnud. Need on väga tõsised teemad, aga Jumal on ka öelnud seda, et alati meil on ka lootus
et hoolimata sellest, kui sügavale keegi oleks läinud, nii meil on lootus, nii nagu sa ütlesid, et alati võib meelt parandada, paluda andeks ja ikka on tee välja veel. Täpselt nii nagu Jeesus ütles, et kui me jääme tema sõnasse, siis me tunnetame tõe ja siis see tõde teeb vabaks. Jumala tõde teeb vabaks. Kõik need teemonlikud õpetused ja jutumärkides tõed orjastavad ja hävitavad. Just. Nendes teemades me lähme nüüd edasi järgmistes saadetes, aga tänaseks siis seekord vist kõik. Aitäh sulle, Allan, ja me jätkame jälle järgmisel korral.